Mis on see, mille üle elus peaaegu kõige rohkem vaieldakse? Eks ikka raha ja töötasud ning hüvitised ongi number 1 põhjus, miks Tööinspektsiooni ja töövaidluskomisjoni poole pöördutakse. 2025. aastal esitati töövaidluskomisjonile 2463 avaldust. Neist 90% oli töötajate avaldusi ning vaid 10% tööandjate omi. Selle aasta alguses on olnud juba 700 avaldust, ehk siis me näeme sellist stabiilset kasvu. Juba mitmeid aastaid on peamiselt raha üle vaieldud. Lisaks on aga inimestel murekohaks kujunenud ka ebaõiglased lepingute ülesütlemised ja seda mõlemat pidi nii tööandja kohustuste rikkumise tõttu kui ka töötajast endast tulenevatel põhjustel. Samuti on avaldusi tehtud maksmata puhkusetasude tõttu. Kas inimesed on majandusliku olukorra tõttu rahulolematud ning vaidlevad seetõttu rohkem? Mis puudutab psühhosotsiaalset ohutegurit, keeruline ainult meil vastata, et see on üleüldse kasvav negatiivne trend, et töövaidluskomisjoni juhatajad juba ise ütlevad ka, et peaaegu iga ülesütlemise tühisuse vaidlustamise juures kipub olema juba moraalse kahju hüvitamise nõue. Päris nii hull see ei ole, aga ta on ikkagi massiliselt suurenenud. Tööd ei paku vaidlused mitte ainult komisjonile, ka kindlustused märkavad suurenenud huvi kaebuste vastu. Seetõttu on üha rohkem inimesi pöördunud kindlustuse poole, et saada kaitset läbi õigusabikulude kindlustuse. Mõned sellised tüüpilisemad stsenaariumid, näiteks hakatakse otsima vigu töötaja töös, selleks, et siis töösuhe lõpetada erakorraliselt, vanasti öeldi nii-öelda vallandamine, täna sellist mõistet enam ei ole, aga siis viidata mingitele vigadele. Ja siin me näeme, me oleme tihti läinud siis oma klientidega töövaidluskomisjoni hiljem kohtusse, kus tegelikult see ei olnud korrektselt vormistatud ettevõtte poolt ja tegelikult seda oli võimalik vaidlustada. Maiko Kalveti sõnul on kõige keerulisemad vaidlused need, kus tööandja hoidub teadlikult kirjalike lepingute sõlmimisest ja maksab palka igakuiselt erinevates suurustes, aga on ka teisi näiteid. Töötajaks oli autojuht, kellel juhtus liiklusavarii, mis oleks olnud kaskokindlustuse juhtum, autoremontimine, aga tööandja oli jätnud kaskokindlustuse tegemata, ehk oma kohustuse täitmata ja siis üritas selle autoremondi raha töötajalt kätte saada. Ja töötaja on ka sellega nõus päris ja siis me jälle vaidlesime ja tegelikult see oli töötaja jaoks positiivne lahend, konkreetselt see juhtum, ehk ikkagi tööandja ei saa oma kohustusi jätta täitmata ja siis süüd töötaja kaela veeretada, et see ei ole ka õige käitumine. Nõuete kogusumma Tööinspektsioonis oli eelmisel aastal 13,5 miljonit eurot. 597 vaidlust lahendati kompromisskokkuleppega. Mis jääb veel natukene silma, need nõuete summad võib-olla, et kui varem küsiti selline iga kord tühine ülesütlemine 3 kuu hüvitise nõue, mida seadus klassikaliselt lubab, siis hetkel nad 3 kuud on küll, aga siis see moraalse kahju hüvitamine kipub sinna juurde tulema ja need on enamasti siis sisustamata ja aegalt ka põhjendamata, et seal on täiesti uskumatud summasid olnud, et eelmine aasta üks noormees küsis 1 miljon eurot ja põhjendus seal taga oligi, et tööandja kohtles seda kuidagi teisiti, et tal ei olnud transporti koju ja tagasi tööle ja nii edasi, aga teistel ka ei olnud. Et selliseid suuremaid summasid ühes vaidluses kiputakse küsima. Tööinspektsiooni ruumides käibki nüüd kibetöö, et leida lahendusi töötajate ja tööandjate vahelistele vaidlustele ning lõppu sellele tööle ei paista kuskilt otsast.